ta sa ära ütle midagi. Kes on? See olen mina, Ruby. Astu sisse. Tere. Tere. Mul on hea meel sind näha, sa oled sama ilus nagu alati. Tänan. Tere. Ära liiale mine, Simona, tule sisse. Kullake, sa veel kahetsed, jumal tänatud. Vaata, mu musi on kookuselõhnane. Tead, mu armsake, mis sa siin teed? Su naise vanaema viskas sind villast välja või? Kaugel sellest. Ja see titt, mis imik see on? Lucia oma. Nii et sina näppasidki Lucia ühe kaksiku ära. Ümbruskonnas muust ei räägitagi kui ainult sest kadunud titest ja nüüd tuleb välja, et sina varastasidki. Mina pole seda titte varastanud. Ei ole või? Ei. Ja kuidas imik siia sai, ujus või? Kuule, lase tulla, mida selle näruse naise titt siin teeb? See imik sattus minu kätte juhuse läbi. Ja miks sa teda siis tagasi pole andnud? Pole andnud sellepärast, et tean, milliseid kannatusi see bussijuhile valmistab ning et sa vihkad teda ja tunneta kannatustest vaid rõõmu. Kas mul pole õigus? Ja ma ei saa seda eitada. Ma ei igatse elus midagi nii väga, kui näha, kuidas see näru valu kätte kõngeb. Just sellepärast ma polegi teda tagasi andnud. Ja pealegi olen ma kindel, et see väike ingel aitab meil $1000 teenida. Nüüd ei saa ma küll enam millestki aru. Hea küll. Ma ütlen teile midagi, aga te peate suu pidama. Hea küll, lase tulla, räägi, mis sa tead, palun seleta meile. Te ei räägi kellelegi. Ei. See, kes lasi ühe Lucia kaksiku ära röövida, oli Kristal Covarrubias, Rauli naine. See naine on kõigist hullem. Kristal vihkab seda bussijuhti kõigest hingest ja tema palkas kellegi ta kaksikuid röövima. Aga neil õnnestus pihta panna vaid üks ning eile õhtul käskis Kristal ta ära tappa. On ikka verejanuline naine. Kuidas ta võis käskida süütut lapsukest tappa? Sellist väikest süütut olendit alles vast sündinud. Ei tõege, ta on hullem kui mina. Ning te tahate kindlasti teada, kes selle teo teha võttis. Kes siis? Kes? Juan Cuchillo? Juan? Ei, see Juancito on hullem, kui ma arvasin. On ikka jultunud. Ja mulle ei öelnud ta midagi. Aga mina päästsin ta ära. Juan Cuchillo jättis ta mereranda mingi lauatüki peale, lootes, et meri ta minema hub ja mina päästsin jõmpsika ära. Tänu jumalale salvestasin ma kõik üles, mis juhtus. Ja siin punktis algab teie roll. Meie. Selgita palun. Praeguseks arvavad Kristal ja Juan Cuchillo ilmselt, et pisike kaksik on uppunud ja surnud. Ning teie kaote mõneks ajaks ära. Viite beebi siit minema ja vahepeal alustan mina läbirääkimise ja kauplen teile kena summa välja. Ja mida me tegema peame? Kui ma teile teada annan, et on aeg tagasi tulla, helistate Kristal Covarrubiasele ja ütlete talle, et kaksik on teie käes ning ähvardate teda. Ja kui ta teile kenakest summat pappi ei anna, siis süüdistate teda mõrvakatses. Aga meil pole võimalik seda tõestada. Te ütlete talle, et teil on video sellest, kuidas Juan Cuchillo püüab last uputada. Ning tõenäoliselt püüab Juan Cuchillo oma karistust leevendada ning räägib ta ise sisse. Nii et ilmselt läheb ja küsib ta oma vanaema käest vajaliku summa. Siis me jaotame saadud raha 3 ja elame selle eest õnnelikult. No Ruby, kas sulle meeldib see plaan? Väga meeldib. No tibuke, kui nii, siis jätan ma selle olevuse otse kohe teie hoolde. Ning täna lähete koos tädiga teise osariiki, kuni ma teile teatan. Meie ei ootaks, et mina pole kõige sellega nõus lapseröövi ja muu kahtlasega. Vaata, kui politsei ei saa teada tädi ära sõnu hädakaela. Leoneli plaan on hästi läbi mõeldud. Vaata, Simona. Kahjuks oled sa juba asjasse pühendatud ning tahes tahtmata pead sa meid aitama. Tädi, tee kähku, miks sa nii aeglane oled? Ma ei taha minna, Ruby. Ära võta Leoneli plaanist osa, palun.
Ära ole rumal, sa ei tea, kui palju raha me saame lihtsalt selle eest, et hoiame Lucia beebit veidi aega enda juures. See on väga ohtlik, politsei nimetab seda lapserööviks. Pole see mingi lapserööv, sest ega meie teda ei varastanud. Aga meie varjame teda enda juures ja see on peaaegu seesama Ruby. Rahune maa, kõik on kombes. Ja kuhu me ka ei läheks, ütleme kõigile, et see on minu laps. No aga kes seda usuks? Sa ei paista ema mood ja mis veel hullem, sa oled isegi aborti teinud. Jää vait, miks sa seda mulle meenutama pead? Ja ma andsin sulle nõu seda mitte teha, aga sa ei võtnud mind kuulda. Ja mida sina siis ootasid, et kannan lapse ilma ja hakkan vallasemaks nagu Lucia või? Sest sa tead väga hästi, et mu tite isa poleks tema eest hoolitsenud, olles vaid ühe öökunde. Seepärast ei pidanudki mu laps sündima ja sa tead seda väga hästi. Ja kas oli ju laps kõige püham asi elus? Su laps polnud seda ära teeninud, mis temaga tehti. Samuti pole Lucia beebi seda ära teeninud, mis meie temaga teeme. Kuule, aga miks sa pidid mulle seda meelde tuletama? Ma ei teadnudki, et sul selline tobe sentimentaalne suhtumine on. Ruby, palun, mul on tõesti hirm. Aga mul mitte, mina ei karda ja pea meeles. Lucia laps on kõik need kannatused ära teeninud, mis teda tabavad. Nüüd jäta see draama, kuna Leonel ootab meid. Kui hea meel mul on selle korteri üle, mis me Manhattanil üürisime, tädi. Nüüd, kus mul on uus väljanägemine, tahan ma minna Times Square'ile jalutama. Kas sa tuled ka? Aga kes siis Lucia poja järele vaatab? No mitte keegi, me jätame ta üksi. Pealegi pole tal midagi häda, tädi, ainult veidikeseks. Nagu ma sulle ütlesin, me läheme ja tuleme varsti tagasi, okei? Ja jätame beebi üksi, hull oled. Võib-olla ta hakkab nutma, ma ei tea, kuna tal on nälg, külm või uni. Tädi, ära ole nii tüütu. Sa oleksid nagu selle tite vanaema, muudkui muretsed tema pärast. Üks hetk, ma pole nii vana, et selle poisi vanaema olla. Nii väga ta mulle ka korda ei lähe, tead, ma olen alles 35. Jah, 35-aastane kullake ja tegeled nõidusega. Kuule, ma parem lähen, sest ma tahan natuke mööda 5. avenüüdi jalutada, mööda poode käia ja kuskil kohvikuse väikese joogi võtta. Ise kahetsed? Ma poleks pidanud nendega nõusse jääma. Vaene ingel. Emast ja vennast eemal. Kui kalp tegu seda last ära varastada. Aga veel suurem viga oli nõustuda teda peitma. Kui see kõik välja tuleb, pannakse Rubit ja mind lapserööbi eest vangi.